Kui vaata nüüd mõtleb, kas võtta D-vitamiini või mitte, siis millised on doktor Rips teie meelest need põhilised puudused, mis annavad kohe tunda, et kehas on D-vitamiini tase madal? No sellist tunnet ei eksisteeri inimkehas, mis ütleb, et D-vitamiini on vähe. Et seda ei tasu otsida, selles mõttes sellist tunnet ei ole olemas. Et see ongi see, kui me jõuame sinna või rääkisime siin hetk tagasi pensionisambast, et see on sama, et me ei tunne ega näe seda. Et see tuleb alles kunagi hiljem, aga kui see äkki on olemas, ehk siis meil on tunne, et meil läheb luu katki, seda tunnet ei saa olla. See on siis kukkumise tagajärjel, kus siis näiteks lihaskoordinatsioon on muutunud ja luu on hõredamaks muutunud, et me murrame selle luu, siis selle hetkel on see absoluutne tunnus. Nüüd on see meil käes. Aga seda tunnet ei ole tegelikult olemas, nii et selle tunnete järgi seda ei saa kahjuks tarvitada, vaid seda peab tarvitama teadmise järgi, et on endal ära kontrollitud oma vajaduspõhisus ehk kui palju minu kehal on D-vitamiini vaja, on tehtud ära aastaringne veretestimine, 2-3 kuni 4 korda on vaja seda teha, et aru saada, missugused on vajadused, kui palju seda võtma peab ja siis selle järgi siis ka elama. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh teile ka!